Minult küsitakse iga natukese aja tagant, mida teha tühjade klaaspudelitega. Variante on mitmeid. Variant 1. Anna oma vanematele kontsert. Ja tänase õhtu 125. lugu. Metsatall, lahinguväljal näeme. Lahinguväljal näeme Mait! Mind hüüdsid või? Magasite või? Ma hakkan otsast peale. Variant 2. Pane pudelisse laev. Pudelilaeva tegemine pole mingi käkitegu. See on protsess, mis nõuab hulganisti hoolt ja armastust. Tegemist on tõsise täppisteaduse ja keskendumisharjutusega. Vast valminud laev, mille ehitamiseks on kulunud rohkelt lugematuid päevi ja unetuid öid, on nüüd pudelisse ajamiseks valmis. Variant 3. Anna pudelile uus elu. Olin just lõpetamas maitsvat hommikusööki ja täpselt enne viimast pirukat otsustab limonaadipudel lõplikult saba anda. Mul tekib paanika. Üritan pudelit elustada, kuid tulutult. Ehk on siiski veel lootust. Kuna klaasi valmistamisele algsest toorainest kulub palju mineraale, energiat ja vett, siis on iga klaaspudeli sattumine pandiautomaati suur rõõmupidu, umbes nagu laulupidu. Keskkonna suhtes on alati sõbralikum kasutada ühte klaaspudelit mitu korda. Selliseid klaaspudeleid nimetatakse korduvkasutatavateks. Lisaks neile on poelettidel ühekordselt kasutatavad klaaspudelid, mis pärast taaratagastuspunkti viimist sorteeritakse värvi järgi rohelisteks, pruunideks ja läbipaistvateks. Seejärel peenestatakse need klaasipuruks ja sulatatakse 1200 kraadi juures. Sulaklaasist vormitakse uued klaastooted nagu uus klaaspudel, supipurk või lauanõu. Klaasi saab taas kasutada lõpmatuseni. Ta ei kaota selle juures oma puhtust ega kvaliteeti. Ühesõnaga, tänane pudel võib olla homme juba mingi muu lahe klaasist toode. Kuid mitte kõik klaaspudelid ei lähe ümbertöötlemisele. Vaatame korraks, mis toimub limonaaditehase paksude müüride taga. No ja, siin me siis jalutame koos härra limonaadivabriku tootmisjuhiga. Ta räägib, et nemad pudeleid ei purusta. Korduvkasutatavad klaaspudelid pestakse hoopis puhtaks ja taas täidetakse värske limonaadiga. Vaat sellised lood siis klaaspudelitega. Osadest tehakse uued tooted, osad pestakse puhtaks. Aga kõige olulisem on see, et sa kunagi klaaspudelit metsa vedelema ei jätaks, sest ta ei pruugigi seal kunagi ära laguneda. Paremal juhul ta lihtsalt on seal, halvemal juhul lööb keegi ta puruks ja siis võib igasugust jama juhtuda. Vaadake ise. Mine ütlen, see oli jäätist. Ära mine sinna! Jube lugu, eks. Ema operkuutis jäetised laiali. Parem viige pudel ikkagi pandi automaati. Saadud raha eest võite minna poodi ja osta endale midagi tervislikku, kas või porgandit. Mina lõpetan. Ilusat homset.